Tervist taas, osa 2, nagu seriaal, reklaamipausid vahepeal. Et kõigepealt siis ketas ja tehke märkmeid. Ja märkmeteks kasutage kõike, mis teid kõnetab. Raamatud, tsitaadid. Me lõpus teeme seda harjutust, kuidas seda infot hankida. Ja info hankimiseks, kui läheb harjutuse tegemiseks, määrake endale aeg ja pange kas või tirisema kell 15 minutit, 20 minutit, et siis nagu rännak lõpetada. Ja märkmed ketas ja lähme siis teema juurde. Eks kui meelde tuleb, midagi oli veel, mis läks nüüd sinna vahepealsesse aega. Veenus ja Kuu. Inimese ehituses Veenus hoiab üleval kõrgemat loomust. Et selleks, et eneseteadvust omandada, selleks on vaja eraldada ja eralduda absoluudist. See on pikk teekond ja praegu me oleme jõudnud sellisesse olukorda, et meil on selline keha, nagu meil praegu on. Ja seda võimalust, füüsilist, hingelist ja vaimset võimalust hoiavad üleval puhtad teadvused, keda astroloogias nimetatakse nende nimedega Päike, Kuu, Merkuur, Veenus, Marss, Jupiter, Saturn. Need on ka 7 peainglit. Need on tuuled, need on väed, need on kohalolekud. Me kõik tunneme neid, aga me nimetame neid iseenda jaoks erinevate nimetustega. Ja üks selle koostoimimise võimalusi ongi, et leida endas need oma nimetused ja vaadata, kas on vastavust sellega, mida astroloogia pakub. Ja Kuu on siis astraaltasandi esindaja, ehk siis nii, nüüd sai sellel varusalvestisel sai mälukaart otsa. Mälu sai otsa. No tere, tore. Ma mõtlesin, et seal veel on ruumi, aga selgus, et ei ole. No hoiame siis pöialt, et seda varukoopiat vaja ei ole. Mälu sai täis. Otsa on väga hea. Kuu on astraaltasand, ehk siis see on kõige tihedam teadvuse elupaik. Füüsilist tasandit kui sellist tegelikult ei ole olemas. See on astraaltasandi jätk. Nii et kõik need vormid, mis on astraaltasandis ehk Kuu maailmas olemas, ühel või teisel viisil jõuavad käega katsutavasse maailma. Ja kui Kuu tasandis ehk astraalmaailmas vorm kaob, siis füüsilises tasandis kaob see vorm kiiresti algolekusse tagasi. Kui me tahame, et midagi füüsilises maailmas jätkuks, peame jätkuvalt vajutama Kuu elementi ehk astraaltasandisse mustreid. Ja rahvatraditsioonis on ka teada, mida tuleb noorel kuul teha, mida täiskuul, mida kahaneval kuul, et edenemine ja kasvamine toimuda saaks. Mida ära visata vanal kuul ja mida edendada noorel kuul. Ja Veenus hoiab üleval meie kõrgemat loomust, meie kõrgemat mina. Seda printsiipi hoiavad üleval elusad teadused ja nad hoiavad seda kogu aeg puhtana. Me võime planeetide läbi tulevat ette kujutada kui energianiitidena, nagu kangas. Kangakudujad oleme meie teadvused, kuid see niidi
niiti varustavad siis erinevad tarnijad, kes annavad sellele niidile, iga seitsmene on siis omaette kvaliteediga ja igas loomisruumi sektoris saab see niit oma värvi, oma kuju, oma kvaliteedi. Ja mida igaüks selle energianiitidega teeb, see sõltub nüüd teadvustest, mida vaja on. Ja selle mustrite loomisega me ka samal ajal häälestame seda puhast energiat. Et meeles on muster ja see muster puhast energiat häälestab ja täpselt samamoodi, kui see puhas energia tuleb enda sisse, siin tekib süntees ja kui me hingame välja, siis häälestame veel omakorda selle meelemustri järgi seda enda sünteesitud energiat ja selle väljahingamise ajal me siis kanaldame läbi tähelepanu seda puhast energiat, mida me kogu aeg saame nendelt teadvustelt, kes hoiavad seda kogemust üleval. See eristatud kogemus on vajalik selleks, et kasvaks ja saaks areneda eneseteadvus. Ehk see, mina olen see, kes mina olen, kese, oma ilma kese on see, mida me siin sünnitame, arendame ja kasutame. Seda algloomust pole keegi ära võtnud, aga me tuleme siia, et teadvustada, et me oleme võimelised võtma igavikulise elu ja elustama ainet. Põhimõtteliselt oleme meie need hinge sissepuhujad kõigele ainelisusele. Kuidas inimkond sellega hakkama on saanud, seda saame igapäevasest elust kogu aeg tagasisidet. Mitte üks aine ei saa püsti püsida, kui teadvuse puudutus sellele poleks andnud eluiga ja vormi. Veenus on siis see kõrgem loomus, kus on meie mustrid, kuidas me võtame vastu ja kuidas me jagame maailmale armastust. Mis on enesearmastus? Ja mis on absoluudi armastus meie suhtes? Ja mis on enda armastus absoluudi suhtes? Mis on vaimse isa ja ema armastus? Kuidas me võtame vastu? Me loome ka selle vastuvõtu ja kuidas me seda vastu võetud elu siis maailmaga jagame. Veenus on ka ilu, harmoonia, seetõttu teda seostatakse ka suhetega. Kuidas me loome ilu ja kuidas me ilu vastu võtame. Loomisruumis on 12 sellist suurt sektorit. Me võime neid nimetada kristallideks, et me elame suures kristallis, loomiskristallis ja iga kristalli külg häälestab absoluuti teatud viisil. Kuna me oleme eristunud, siis me ei saa absoluuti absoluutsel kujul vastu võtta. Meil on vaja seda juppideks tehtuna kogeda. Ehk siis need 12 loomisruumi sektorit, mida kutsutakse astroloogias sodiaagi märkidena, on selle absoluudi teatud külg. Ja planeet selles küljes vahendab meile teatud kvaliteediga energiat, mis siis satub meie enda igapäevasesse ellu, mis sünnib läbi sünnihetkel kellaaja ehk siis majade süsteemi.
Selliseid ruume, isiklikke ruume tegelikult sünnib kogu aeg. Iga hetk, kui me reageerime, iga hetk, kui me märkame, iga hetk, kui me midagi alustame, iga hetk, kui me midagi muudame, istume ja siis järsku tõuseme püsti, läheme ära. Kõik need hetked tegelikult loovad neid ruume. Aga enamasti me märkame suurte sündmuste toimumisaegu. Me ei mäleta, millal mitu korda me täna oleme toolilt püsti tõusnud ja teise tuppa läinud või õues käinud või kõik need on põhimõtteliselt loomisruumid. Need, kes peavad päevaplaani ja kes suudavad kellaajaliselt nendest planeeritud hetkedest kinni pidada. Nendel on see võimsam, see planeeritud hetke aeg on tugevama selle ja pikema ealise loomisruumi loomise hetk. Nii et neid võiks öelda, et iga sekund sünnib kogu aeg uus see ruum, mis kõik on lisavägi. Seetõttu, mida vanem on inimene, seda rohkem on tal vaimset väge, seda rohkem on tal hingelist jõudu. Aga seda rohkem on olnud ka võimalusi olla hingeliselt häiritud ja seisundite meelevallas teatud mõttes. Ja kõik me oleme olnud elu alguses rõõmsad, lõbusad lapsed, aga kusagilt tekivad ja sünnivad tigedad vanainimesed. Et kuidas see protsess ikka käib, kuidas saab rõõmsatest lastest tige ja vihane vanainimene või siis rõõmus ja õnnelik vanainimene. Me oleme kõik selles loomisprotsessis. Ja siis vaatame pärast tugitoolis kiikudes. Loodetavasti on seda elu kõigile antud üsna palju, et kuidas siis see sünd toimus. Selleks see hetke, kui on võimalus alustada uut ringi, ehk siis keha surmahetk on uue ringi algus. Et me valmistame ennast ka ette väga oluliseks sündmuseks. See on tegelikult kõige olulisem sündmus üldse. See on see surmahetk, mida erinevates kultuurides tegelikult osades ei taheta sellest üldse rääkida ja osades räägitakse. Ja parem on sellest üldse mitte rääkida. Kui lapsed räägivad, et nad kardavad surma, siis nad tegelikult ei karda mitte seda kehast lahkumise hetke, vaid kehasse sündimise hetke. See on kõige rängem. Kõige rängem kogemus, mis üldse selles loomisruumis on, kui kogu avar teadvus peab kehastuma imepisikesse ruumi. Osad tulevad, sisuliselt nad on enne sündi kohal juba, enne füüsilise keha sündi ja osad tulevad alles kehasse siis, kui see sünnihetk on nagu saabunud. Aga need, kes kogu selle ime väiksest rakust alates on selles ruumis kohal, nende kogemus on sõnul seletamatu, mida kogetakse. Need, kes suudavad olla kõrval, nendel on see natuke lihtsam. Niisiis on küsimus, et kuidas siis seda väge, mida iga hetk kogu aeg lisaks pakub, me kasutame. Ja Veenus hoiab üleval kõrgemat võimalust. Veenuse energia toel, kui meil on eneseteadvus Veenuse energiast, meil on eneseteadvus ja otsesuhe energiaga, mida saab nimetada Veenuseks. Siis võib öelda, et me oleme, ja kui see ühendus on püsiv, siis võib öelda, et on astutud vaimsesse koostoimimisse, mida võib nimetada ka vendluseks. See vaimne vendlus valge vennaskonna näol, ehk siis kõrgemad ülendatud seisundites viibivad teadvused, nii need, kellel on füüsiline keha, kui need, kellel ei ole, toimivad koos. See ei ole mingi liikmepilet, et korra astusid
said pileti ja nüüd on igavesest ajast igavesti. See sõltub kõik oma elukvaliteedist, oma eetilisest elust, igapäevaelust. Ja me siin ilmselt kõik võime rääkida, et me paneme mööda Ameerika raudteed põrguseisundite ja taevaseisundite vahel ja aeg-ajalt ei saa üle ega aru sellest, kuidasmoodi ma jälle siia olen kukkunud, kui ma just mingid hetked hõljusin seal taevastes maailmates. Nii et see ei ole midagi püsivat seni ajani, kui inimene ehk teadvus ise suudab seda kõrgemat loomust hoida püsivalt. Ja siin tuleb Kristuse teema ehk Kristuse ristilöömise teema väga tugevalt esile. Ma olen eriarvamusel selles suhtes, mis piiblisse on kirjutatud, see on sümbolistlik tekst ja seda otseselt võtta ei saa. Rist on põhimõtteliselt aine, mida see kõrgem loomus ülendab ja need on sellised kogemused, kus kõik väline eemaldub ja ei saa enam nii-öelda väljastpoolt ennast sind keegi aidata. Ja siis võib tunduda, et Jumal on su maha jätnud, su kallim on sind maha jätnud, su vanemad ei saa sust aru, sul lapsed on täiesti segased, et nad ei hooli, ei märka ja nii edasi, nii edasi. Aga siin võib olla hoopis see, et see teadvus teeb läbi pühitsust. 4. astme pühitsus on see, kui leitakse igavik iseenda sees. Leitakse armastuse allikas iseenda sees. Ja suudetakse iseseisvalt selles armastuse seisundis viibida. Ükskõik, mis välises toimub, istume vangis näiteks kuskil, eks neid kogemusi on ka elude jooksul olnud, aga armastus on alles. Kõik väline räägib kõigest muust, aga armastus on alles. Ja igas taaskehastuses me saame uue häälestuse, mis tuleb ära valgustada. See, et on olnud mitmeid valgustuslikke elusid varasemalt, see on andnud teatud liiki hindamise ja teatud liiki maailmataju ja üks osa vaimseid harjutusi on sisse harjutatud. Ja kui me siin nendega kokku puutume, siis on väga lihtne näiteks hakata palveelu pidama, et sa loedki päevas pühasid tekste. Sest varasemalt on harjutatud ja see harjumus on olemas. Ja nüüd on küsimus, et kas saab selle praeguse häälestatuse ka ära häälestada valguseks, et ei moondaks enam neid loomisruumi sektoreid ja ei moonutaks seda puhast olemist, mis meieni tuleb. Ehk siis see valgus, mis endasse tuleb, ka meist välja minnes valgusena teistele paistaks. Et me õpime seda, et valgust kogeda ja armastust kogeda on üks lugu ja seda endast sünteesida ja endas häälestada selliselt, et ta ka pärast valgusena paistaks ja valgus oleks, vaat see on hoopis teine lugu. Ja nii see sektor, skorpion. Mida see skorpion tähendab? Skorpion on veemärk. Ja veemärke on 3. On vähk, skorpion ja kalad. Neid jaotusi, kuidas on seda loomisruumi kirjeldatud, nad kõik toimivad ja kõik on õiged. Seni, kuni ei ole veel endas seda arusaamist, milline sobib, milline mitte endale, siis võiks kõik süsteemid hoida lahus. Et see inimene rääkis seda, see rääkis toda. Mind see kõnetab, see ei kõneta praegusel hetkel. Ja hakata niimoodi välja selekteerima seda, mis ennast puudutab.
On tulemärgid, õhumärgid, maamärgid ja veemärgid. Ja praegu me räägime veemärkidest ja on 3 veemärki: vähk, skorpion, kalad. Vähi kogemuse kaudu me puutume üldse astraaltasandiga kokku. Ja tugeva vähimõjutusega inimesed peavad ennast ülitundlikuks. Nad kogevad seda emotsionaalse tasandi energiat niimoodi, et jalust on nõrgad. Ehk siis nad õpivad tundma seda tasandit. Võimalik, et varasemates eludes polnud üldse aega, tahtmist ega ka võimalust seda tundma õppida ja nüüd tullakse näiteks kuuga vähis või tõusumärgiga vähis või päikesega vähis ja saadakse see vähikogemus. Sellest vähist me kindlasti räägime veel, kui kuu ühel hetkel vähki jõuab. Aga täna me räägime skorpionist. Ja nüüd, kus siis on kokkupuude astraaltasandiga olemas, ehk siis vähi kaudu õpitakse tundma ja skorpioni kaudu õpitakse valitsema astraaltasandit. Astraaltasand on see tasand, kus on nii taevalikud seisundid kui põrgulikud seisundid. Nii sügav, kõike hõlmav kannatuste jada koos süütunnete, häbitunnete, vihkamiste ja nii edasi seisunditega. Ükskõik millise nendest nii-öelda emotsionaalsetest seisunditest raamatud lahti võtab. Kõik nad räägivad vee elemendist ja nad räägivad astraaltasandist, nad räägivad ka muu hulgas skorpionist, kui nad ütlevad transformeeri, muuda oma loomus. Mürgine ja salvav see skorpioni loomus, muuda see kõrgelt lendava kotka puhtaks loomuseks. Skorpionil on võimalus olla nii selles skorpioni tasandis kui kotka tasandis. Ja seetõttu ollakse läbi skorpioni sektori. Osadel on sünnikaardis oma isiklikud planeedid nendes märkides, aga kellel ei ole, siis iga kord, kui mingisugune jõud transiidina jõuab sinna skorpioni, ta võimendab seda kogemust ja siis on see üldseisuna nii või teisiti kõigil lahendada. Ja skorpionis siis toimub vastutuse võtmine kõigi oma emotsionaalsete seisundite eest ja valiku tegemine, kuhu ma rakendan seda puhast energiat ja kuhu ma ta suunan. Kõik, mis astraaltasandis on olemas, põhimõtteliselt kõik need emotsionaalsed seisundid, häbist sinna armastuseni, kõik vahepealsed rõõmud, kaastunded ja need tihedamad ka, nad on olemas seetõttu, et teadvused on sellisel viisil energiat häälestanud, ehk siis on tuntud tundeid. Tunnete tundmisega me ladestame seda puhast olemasolu sellisel viisil ühisväljadesse. Ja nüüd on küsimus selles, mida mina valin ja kus ma oma tähelepanuga emotsionaalses tasandis olen. Kas mus on rõõm või mus on kurbus? Kahte korraga ei saa. Võite proovida. Üks tuleb enne, siis tuleb teine. Ehk siis kogu aeg on valik. Mida mina valin? Ja enne kui saab toimuda see püsiv
mingis seisundis olemine, on vaja väärtustada õnnelik olemist näiteks, on vaja väärtustada armastuses olemist. Ehk siis tegema tegu nimega armastus, armastama. Armastus on tegevuse armastama tulemus. Pole tegevust, pole tulemust. Ja see on nüüd igaühe enda avastada. On olemas teatud vahendid, me saame võttes vastutuse öelda, jah, see sobib mulle. Ei, see ei sobi mulle. Selle võtan, selle jätan. Ja Veenuse liikumine Skorpionis, te võite lapata, kui teil on kodus astroloogilisi raamatuid, laske silmadel üle käia, mis kõnetab, kirjutage välja. Kuid minu nägemuse järgi praegu see, mis mind kõnetanud on, et läheb likvideerimisele kõik see, mis takistab selles püsivalt vaimses vennaskonnas ehk vendluses olemist. See on see vendlus, kus ei ole liikmepiletit, vaid kus me oma kvaliteedi poolest, kui me ühel hetkel oleme seal, siis me lihtsalt oleme seal. Ja kui kukume, siis kukume jälle. Aga et lähevad muutusele ja puhastusele need seisundid, mis takistavad seda püsivat õnnes olemist, õnnelikkuses olemist, püsivas armastuses olemist, mis tähendab tegelikult aktiivselt armastamist, enda armastust, maailma armastust, looja armastust, jumaliku ema armastust, jumaliku isa armastust, jumalike vendade ja õdede armastust. See on püsiv, pidev, aktiivne seisund, mida takistavad mingisugused mustrid, millest üks osa on nüüd kadumas. Ülesanne. Ülesanne on siis praegu selline, et sellelt kettalt, mis on teil siis olemas või kohe-kohe saab olema, mida te võtate uurida, otsite sealt üles Skorpioni märgi ja vaatate, kas esimese 10 kraadi juures on selles seisus, mida te uurida võtate, mingeid planeete või jõudusid või maja algusi või maja lõppe. Kes ei oska üldse kaarti lugeda, pange siia kirja kuhugi, et pole elus kaarti näinud, ei tea, kus on maa, kus on taevas, kus on märgid, mis need sümbolid tähendavad. Et siis ma teen ühe tutvustava video, mis puudutab puhtalt kaardi lugemist. Aga kui kaarti osatakse lugeda, kuna ma tean, et siin suur osa vähemalt selle üldkaardi lugemisega saab hakkama, et siis ma tahaks teada, kui palju, kas on keegi, kes ei leia näiteks praegu Skorpioni märki ülesse enda ketta pealt. Ja võib vaadata ka siis seda üldketast, et kus kohas see Veenuse märk on ja kus kohas see Skorpioni märk on. Ja see maja valdkond, kuhu siis satub, siis seal see väärtuste muutus saab toimuma ja saab jälgida oma igapäevases elus. Kas ma suudan märgata neid hetki, kus tuleb välja see, kuidas me nüüd siis nimetame? Teadmatult sündinud emotsionaalsed reageeringud, millest igal minal on võimalus teadvusena välja kasvada. Ehk siis kõik see emotsionaalne sodi, mis tundub justkui peale valguvat
väljaspoolt. Kõik see nii-öelda negatiivsus, mis tundub läbi teise tulevat. Kusagil enda sees on kinnituskoht. Kui see kinnituskoht kaob, siis teine võib oma negatiivsuses edasi elada. Aga see mind enam ei puuduta. Et kõik see on enda tegemata töö, kui teise negatiivsus tundub peale vajuvat. See magnetism tõmbab kogu aeg endas, me võime tohutud müürid ehitada, aga kui ei lähe ja ei vaata, kus kohast ma selle magnetismiga seda ligi tõmban, siis see jääbki kogu aeg suurenema, see ühiskonna läbi, lähedaste läbi, sõprade läbi, töökaaslaste läbi tuleb negatiivsus, millest ma tahan kiiresti eemale ja arvates, et kui ma eemaldun füüsiliselt, et siis sellest on abi. Ei ole abi. Magnetism on endaga kaasas, ta tõmbab kohe selle ligi. Ja siis tuleb hakata jälle seinu tegema ja ennast kaitsma ja ühel hetkel see ikkagi murrab läbi, sellepärast et see loomus, mis tõmbab, on enda sees, võib imepisike olla. Kuid see sisemine reaktsioon ja võt nüüd need sisemised reaktsioonid on märgid, et ahaa, see on nüüd minu lugu. Teisel on teine lugu. Ta võib olla täpselt selline, nagu me tunnetame ja tajume. Aga see on tema vastutada, kuidas tema selle tööga hakkama saab. Mina ei saa tema eest ära areneda. Ehk siis me ei saa teiste eest ära areneda. Ja praegu ongi selline aeg, kus igal ühel on aeg võtta vastutus enda arengu eest enda peale. Nii. Ja nüüd teeme ühe harjutuse. Kuidas võtta vastu infot ja sõnumeid, antud juhul siis Veenuselt Skorpionis. Kõigepealt saab endalt küsida, kas mul on seda vaja. Kui ei ole vaja teha. Ehk siis see tunne peab olema, et jah, ma tahan seda sõnumit endale isiklikku. Nendel vanadel aegadel, kui see astronoom jõudis siis oma meele arenguga sinnamaani, et ta oli võimeline suhtlema otse, on suur tõenäosus, et siin on üksjagu neid inimesi, kellel on see otseühendus juba varasemates eludes loodud. Ja see otseühendus tähendas siis seda, et meel oli juba selliselt arenenud ja sellises rahus, et saadi otse võtta ühendust nende nii-öelda peainglitega, nende kõige puhtamate teadustega, kes üldse ilmingus olla saavad ja keda astroloogias nimetatakse planeedi nimedega. Pole vahet, millises kultuuris on oldud. Kõikides on nende jõudude nimetused mingisugusel kujul olemas. Kas me neid iga kord kokku paneme, et see on see sama? Veenus näiteks ühes kultuuris kujutatakse naisega, naisena aga on kultuure, kus on habemes mees. Ei ole naine, mees on. Ehk siis nad on mõlemas hoolised ja see sõltub nüüd asjaoludest, et millisel kujul see vägi näitab. Niisiis see kui ma tahan saada vastuseid, siis mul on vaja esitada küsimus. Nii nagu me küsime kellegi käest, keda me peame targaks inimeseks. Aga antud juhul on tegemist siis mitte keha omava teadusega. Ma saan endalt küsida, kas ma olen selleks valmis ja kui ei ole valmis, siis ei tee. Mis ei tähenda, et need sõnumid nii või teisiti igapäevaelus ei tuleks.
ennast kõnetama, sest aeg on praegu selline, kus vormid ja mustrid on muutumises. Mõttes kujutame ette, et on olemas värav, mis viib meid otse Veenuse juurde, kes praegu asetseb Skorpionis. Ja olen mina ja on see värav. See kõik, mis on olnud, selle me paneme maha ühele poole väravat ja kõik, mis tuleb, see jääb maha teisele poole väravat. Ja enne kui ma väravast sisse astun, enne ma mõtlen, mida ma küsida tahan. Mis on see küsimus? Mida ma tahan teada ühelt puhtalt teaduselt. Siis tõstame ennast nii kõrgele, kui saame oma teaduse. Täiesti tavaolekus. Ehk siis seda rännakut ei pea tegema meditatsioonis, seda võib minna välja jalutama. Ehk siis samaaegselt seesama küsimuse värav on meie uks, kust me läheme välja ja ühel hetkel tuleme sisse tagasi ja kõik, mis seal teekonna jooksul toimub, on vastus sellele küsimusele, mida me meeles hoidsime. Mina pakun praegu välja sellise küsimuse, et võtan vastu infot ja sõnumeid, mida mina, ehk siis iga mina, selle Veenuse retrograadse aja jooksul õpin. Mida mina õpin? Veenus Skorpionis, mida sa mulle õpetad? Mida ma õpin Veenuse retrograadse liikumise ajal? See rännak algab ja lõpeb sellest väravast sisse minnes ja mõttes tagasi tulles. Ehk siis me võime mingisuguse füüsilise paiga, kas siis tool, kui me tahame teha liikuvat rännakut, korter, kui me läheme õue. Kui me oleme arvuti juures, siis saame lihtsalt seda rännakut ette kujutada. Uurige seda väravat, milline see värav teie jaoks on. Igal ühel on see individuaalne. See on värav, otseühendus Veenuse juurde. Ja kõik, määrake endale ka aeg. Kui te kavatsete jalutama minna selle küsimusega, siis on see hetk, kui te tagasi jõuate, siis see rännaku lõpuaeg ja pange see küsimus ja ka vastus kindlasti kirja, enne kui te alustate. Ja siin on nüüd märkmete suhtes ka oluline koht. Ei piisa sellest, kui ainult mõtled küsimuse. Pange see kirja. Kui ei taha seda küsimust jätta tulevastele põlvedele, siis saab selle paberi ära põletada peale seda, kui rännak on ära toimunud. Pange see sünnitab küsimuse. See kirja panemine sünnitab ja toob tihedamasse tasandisse selle küsimuse. Ehk siis antud juhul siis, mida ma pakkusin, igaüks võib väga vabalt midagi muud küsida. Võib küsida näiteks, et kuidas ma õpin armastama ennast. Kuidas ma õpin hoolima endast, ehk siis tunnetame, mis sõnum võiks ennast kõnetada kõige rohkem. Kuid mina pakuks, et võiks jätta nagu sellise avara võimaluse.
Niisiis tõstab selle teadvuse nii kõrgele, kui saab täiesti tavaolukorras. Mõttes tõstame oma teadvuse kõrge mäetippu, kust on kaugele vaade. Ja kui saab, siis loojaks olemise tasandisse. Ja sellest tasandis olles me läheme selle küsimusega sellest väravast läbi. Ja hoiame seda küsimust meeles. Ja visioonid, nägemused, tunded, pildid, olekud, mälestused, ideed, visioonid, nägemused, kõik, mis peale seda hakkavad meid kõnetama, see on sõnum mulle. Ehk siis sõnum igale minale. Kes saab, paneb selle kohe kirja. Kes saab, vaatab võib-olla ära selle loo ja paneb kirja siis, kui see on ära lõppenud. Otsa saanud see rännak. Otsa saab ta siis, kui me astume uuesti nii-öelda sellest väravast siia oma igapäevaellu. Et see ka lõpetab selle rännaku. See lõpetamine on oluline ka seetõttu, et muidu rändate või rändame kogu järgneva elu ja kõik ongi sellele küsimusele vastused. Võib-olla on ka see päris mõttekas, aga ehk võiks vahepeal midagi muud kelleltki teiselt ka küsida. Ühel hetkel, kui me neid rännakuid ei lõpeta, siis on väga keeruline aru saada, et kes mida räägib. Et üks osa meelte segadustest või sellisest segasest olekust on see, et meil on lõpetamata rännakuid. Kui me läheme tajuma kellegi teise meeleolu, kellegi teise mõtteid, kõik, kellel on see tehnika käes, see on väga lihtne tulema. Ehk siis me läheme sobrama teise ellu ja hakkame mõtlema, mida teine peaks oma eluga tegema. Kõik need seisundid on täpselt need samad rännakud, kus me oleme väravast sisse läinud. Ja tihtilugu ka ei märka väravast tagasi tulla ja seda väravat sulgeda. Ehk siis lõpetamata rännakud on üks osa kehvast enesetundest ja kehvast tervisest. Sest see kõik on lõpuks elujõud, mis hakkab lahmama. No nii. Tervis tuli. Ehk siis see, et me kasutame seda tehnikat rohkem, kui me võib-olla ise aimamegi seda sama rännakut. See on kõik see, kui me käime teiste väljades kolamas teadlikult või teadmatult. Kui ma selle avastasin, ma olin juba enda tervisele päris palju haiget teinud. Ma olin 35 aastat vana, kui ma avastasin, mida see tegelikult teeb ja alates sellest ma olen harjutanud ja harjutanud ja harjutanud seda, et vastutan enda asjade eest ja teised vastutavad enda asjade eest. Ja ma ei lähe kuhugi kolama ega kedagi uurima, kui pole vastavat taotlust minule esitatud. Mingid asjad on loomulikult niisama nähtavad, aga igaühe see energiaväli on tema enda oma. Ja peale seda on tervis hakanud paranema üsna jõudsalt. Nii et see selliste rännakute lõpetatus ja teadvustamine on ülioluline ja kui see võime on juba olemas, siis võiks seda võimet kasutada hoopis vaimseks kasvamiseks ja teadvustatud rändamiseks. Et ma teadvustan ennast ja oma võimet käia sedasi infot hankimas. Ma lihtsalt vahetan ära selle objekti, kus ma seda teen.
Kui on nüüd tunne, et ei tule, no ei tule kohe mitte midagi, siis tulevad abiks kõik, mis teil kodus on. Määrate aja ja võite kas või surfata selles internetis. On küsimus, mõttes väravast sisse ja kõik, mis pähe tuleb, otsingusõnad näiteks, panete retrograadne Veenus, vaatate, mis tuleb, vaadake pilte, kellel on kunsti ja ilu ja harmoonia tunnetust, lugege luuletusi. Otsige tsitaate raamatutest, aforisme. Kõik, mis küsimuse vastuse saamise aja jooksul teadvusesse tuleb. Keegi tuleb kõrvaltoast ja ütleb mingi lause. Sel ajal, kui te olete parasjagu rändamas ja vastuseid hankimas, kõik see läheb kirja ja pangegi kirja. Sest selles kõrgendatud tõstetud teadvuse seisund, see võib tunduda, et mul ei lähe see iial meelest ära. Aga kui ühel hetkel on neid sadu ja sadu neid rännakuid, siis on hea, kui see info on kusagil kirjas. Viisil, mis võib kohe alguses kirja pannes arvestada, et võib-olla 100 aasta pärast keegi loeb ja peab seda väärtuslikuks. Nendel iidsetel aegadel, kui need astronoomid käisid suhtlemas otse, siis see oligi otse informatsioon, seda ei pandud tol ajal kirja. See oli igaühe oma otsene suhe ja kõik need lood elavad praegu ka nendes teadvustes, kes kunagi on neid teadvusi käinud otse kõnetamas. See inglitega suhtlemine ja ingli temaatika, ega see ei ole tühjalt kohalt tekkinud. Nad on elusid seda teinud. Ja nüüd ongi. Me lõpetame selle ära ja te saate asuda seda harjutust tegema. Ja kui kellelgi on soovi jagada, siis saab seda siin grupis teha. Kui te mulle kirjutate neid lugusid, siis peate arvestama, et ma võib-olla ei jõua neid lugeda kohe ja pean panema nad kuhugi järjekorda. Need lood võivad haakuda ja selles suhtes mingisuguseid märksõnu, kui vähegi on tunne, paneme siia gruppi kirja, et mida küsiti ja kas või mõni rida, mis tundub selline olevat, et saab jagada. Aga enamus infot on ju, mina küsin praegu enda kohta, mida see Skorpionis viibiv Veenus mulle selle retrograadse aja jooksul õpetab. See on mulle kasutamiseks ja antud juhul iga mina on see mulle. Iga mina, see, kes on mina. Me oleme kõik minad, eneseteadvused, selle läbi nii sarnased kui erinevad. Oma sünnilt oleme kõik ühest kodust ja see, kuidas me maailmas kulgeme ja eneseteadvust hangime, see on kõik meil igal ühel väga ainulaadne ja väga eriline. Nii et me oleme samal ajal koos ja samal ajal igaüks omaette, isemoodi ja omal ajal väga-väga eriline. Iga sõnum, mis tuleb endale, on eriline, sest see tuleb mulle. Kui see on sisemiselt ära tuntud, siis rääkigu teised mis tahes. Minule on see jõudu, energiat ja toetust andev.
ja me kohtume siis homme ja homme on teemaks kuu Neitsis. Kuu läheb mõne hetke pärast Neitsisse ja siis me räägime juba Neitsist ja räägime kuust ja hakkame jälgima seda Neitsi sektorit ja avastama, mis oma sünnikaardis on olemas ja kuidas see võiks oma elus väljenduda. Rännakut Veenuse juurde, ärge tehke väga pikka, võite vaadata 5-10 minutit, sest seda infot või seda voogu, mis selle aja jooksul tuleb, võib-olla mõtestab veel kaua aega lahti ja teeb teda endale arusaadavaks. Olgu meis kõigis elusat elu, olgu meis kõigis armastust, olgu meis kõigis tarkust, olgu meis kõigis eneseteadvust, olgu meis kõigis eneseusku, olgu meis kõigis enda eest seismist, olgu meis kõigis enesearmastust. Olgu meis kõigis enesele kaasa tundmist. Olgu meis kõigis enese suhtes hellust. Olgu meis kõigis enese suhtes õrnust. Olgu meis kõigis enese suhtes selget nägemist. Olgu meis kõigis elusat elu. Aitäh ja homme näeme. Kõike head!